raha maksnud aastaid. Saarte Hääl kirjutab, et Kuressaare linnavalitsuse ajal maksti abipolitseinikule töötunni eest 4 eurot. Sellel aastal on vald määranud poolaasta osas preemiat summades, mis jäävad 100 ja 200 euro vahele. Jah, et see on nendele stiimuliks ja see on omavalitsuse võimalus panustada avaliku korra tagamisse. Eeskätt nad said ju oma kütusekompensatsiooni sellega tagasi, et oleks väikegi summa toetamaks siis sellist tegevust, et kodust välja tulla. Eesti abipolitseinike kogu kindel seisukoht on see, et abipolitseinikud on ikkagi vabatahtlikud ja nii nagu seadus ütleb, me osaleme politseilises tegevuses, muul tööst vabal ajal. Ja see minu meelest ütleb juba üsna selgelt ära tegelikult, mis see käitumisnorm peaks olema. Omavalitsustel on muid võimalusi panustada abipolitseinikute tegevusse ja me oleme väga tänulikud kohalikele omavalitsustele, et nad on seda teinud. Aga töötasuna me leiame, et see ei ole päris õige, sest vabatahtlik on vabatahtlik oma vabast ajast, vabast tahtest tuleb riigil appi. Lisaks Saaremaale on käsunduslepingute alusel tasu makstud ka näiteks Lääne-Virumaal ja veel mitmes väiksemas omavalitsuses. Keelata ega ka otseselt kontrollida seda tegelikult ei saa, sest iga omavalitsus ise otsustab, milliseid lepinguid ja kellega ta sõlmib. Igal juhul on kohalik kogukond nüüd pisut mures, et kas raha maksmise lõpetamine ei anna hoopi ka nende turvalisusele tervikuna. Ma ei usu, et turvalisus väheneb, et abipolitseinike võib-olla need konkreetsed inimesed, kes ongi ehk valede põhimõtete järgi tulnud abipolitseinikuks, need tõesti lähevad ära. Aga ma usun, et tulevad jällegi uued ja paremad inimesed asemele. Täna on Eestis kokku 1022 abipolitseinikku. Toomas Loo ütleb, et ka rahaliselt saab omavalitsus soovi korral panustada, aga seda peaks siis tegema läbi Politseiameti tähtpäevadel ja preemiatena. Me teeme seda koostöös. Meilt tuleb andmed, kes on panustanud, kui palju ja millisesse tegevusse ja kohalik omavalitsus saab otsustada, millises ulatuses toetab. Kes aga tahavad teha palgalist politseitööd, on teretulnud politseiametnike ridadesse, ütleb Loho. Möödunud aastal oli selliseid abipolitseinikke 44. Tallinna ühistranspordis